Asendusõpetajate programmi raames on antud juba 100 000 tundi ja Tallinna Mahtra põhikool tähistas seda omamoodi märgiliselt. Siia kutsuti tundi andma haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kes siis juhtiski tähelepanu õpetajate puudusele ja sellele, millised kitsaskohad on eestikeelsele õppele üleminekus. Asendusõpetajate programm on viimastel aastatel olnud koolidele üha olulisem tugi, eriti eestikeelsele õppele ülemineku ajal. Kui koolis õpetajad pole, siis leitakse selle programmiga asendaja. Siis kui on haiguste perioodil, siis tippperioodil tuleb kuni 60 tellimust päevas sisse ja oleneb täpselt sellest, et kuidas koolituste haiguste foon nii-öelda taustal on ja kus me nad leiame. Need on inimesed meie endi ümbert, et meie tänane asendusõpetaja on kõrgharidusega või pedagoogilist haridust omandamas. Nendel on laste ja noortega töötamiskogemus või juhtimiskogemus eesti keelt C1 tasemel ja tegelikult suur soov ja motivatsioon haridusse panustada. On mitmeid sellised, kes võib-olla on unistanud õpetajaametis, pole seda valikut millegi pärast teinud ja siis see on hea võimalus olla selle haridussüsteemiga asendusõpetajana seotud. Asendusõpetajate rolli tunnetatakse kõige paremini just koolides, kus nende abi on igapäevaselt vaja. Kui tuleb inimene mitte majast seest, vaid majast väljast, siis peab see tund olema väga kenasti ette valmistatud, läbi kirjutatud ja selleks on vaja nii-öelda organisatsiooni kultuuri edasi arendada, et see oleks võimalik. Aga üleüldiselt ma arvan, et see on võimalik sellist koostööd jätkata, aga et ta peab olema hästi reguleeritud ja läbi mõeldud, sest kool peab olema ka selline hea turvaline koht ja õppeprotsess tegelikult nõuab sellist ikkagi usaldusväärset täiskasvanud ja eriti kui me mõtleme veel siin haridusliku ebavõrdsuse kontekstis ja sotsiaalmajanduslikul taustale, siis kool peab olema hästi turvaline koht. Me kõik teame nüüdseks, et vajaliku eesti keele oskusega C1 tasemel õpetajaid vene koolidesse napib. Ka siin nähakse lahendust asendusõpetajate näol, eriti kui kool ei ole tööandjana ühel või teisel põhjusel kõige atraktiivsem. Ei ole kõige atraktiivsemas piirkonnas kool, kõige atraktiivsem kool. Õpetajaid sellisesse kooli värvata on äärmiselt keeruline ja raske, sellepärast et miks peaks õpetaja tahtma töötada nii keerulistes tingimustes. Sellepärast ma ütlen, et igasugune selline kolmanda sektori abi ja nagu ma enne ütlesin, ASõPi kaudu on meile mitte õpetajad tulnud tööle, nii et mina näen selles praegu ainult positiivset. Mahtra põhikoolis sai asendusõpetajana täna tuleristsed haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kes 5. klassi vene emakeelega lastele eesti keeles ajalugu õpetas. Nemad kasutasid vene keelt, aga mina vene keele peale üle ei läinud. Et õpetaja ettevalmistus on loomulikult tunniks hästi oluline. Kas ta suudab välja võtta need sõnad, mida lapsed aru ei saa, rohkem tähelepanu pöörata ja aega keskenduda nende sõnade õppimisele tunnis ja lasta võib-olla isegi mingitel hetkedel lastel seda tõlget teha, sellepärast et nad kasutavad, ega nad seda vene keelt koju ei jätta, kui nad siia tundi tulevad. Et siin tunnis on ta neil kaasas, on üks töövahend neil, kuidas neil aju töötab ja selle tõttu tegelikult see emakeel aitab neil õppimist. Aga just see ettevalmistus tunniks on nagu ülioluline, et mis sõnad sa tahaksid, et nad selgeks saaksid. Võta aega selleks, et 45-minutine tund tundub olema tõesti liiga lühike aeg. Et sellised pikemad tunnid on võib-olla isegi parem meetod. Meil oli uus teema, uus aeg ja selle oli väga huvitav. No mis oli huvitav sinu jaoks näiteks? See oli uus aeg, kõik oli uus. Ja kõik oli uus. Ja oli Kristina Kallas hea õpetaja? Väga hea, mulle meeldis. Aga mis ta heaks tegi, oskad sa öelda mulle? Ta väga hästi seletab midagi. Ma ei tea. No, kuidas sulle Kristina Kallas meeldis õpetajana? Ta hästi räägib eesti keeles ja ma saan kuulda seda ja õppida kõik uus sõna. Alates 2017. aastast on asendusõpetajate programmiga liitunud ligi 5000 asendusõpetajat ning üle 200 neist on asunud tööle tegevõpetajana. Täna 100 000 asendustunni tähistamine näitab, et ajutisest lahendusest on saanud haridussüsteemi oluline tugitala.